tere, oleme jõudnud siis järjekordsesse podcasti. Jah, tervist minu poolt ka. Marti ka kohal ja mul läheb tervis aina paremaks ja. Jah, järgmine nädal juba räägid nagu päris inimene. Ma ei tea, võib-olla teisedki ei kuule, aga kõik, kes mind pikemalt tunnevad, kui ma telefoniga helistan neile, siis nad ütlevad mulle lihtsalt, et Oskar, mis viga on. Siis ma ütlen, et ma suren. Igatahes loopargi.ee, minge vaadake, meil on seal katusekorterid müügis. Juba varsti vist ainult 7, et Oskar teeb tööd, aga Martin niisama logeleb. Ma toetan moraalselt. Jah, et müüme kortereid seal, loodetavasti saame ühe veel lukku, nii et 2-2 on läinud, ühe vastu on huvi, nii et varsti võib-olla on ainult 6 alles. Järjest läheb, et neid palju ei ole seal. Kõik valmib ka koha peal, et 26. on siis kliendipäev, kus saab tulla koha peale tutvuma, katsuma. Kell 12 kuni kell 1, et olge koha peal, sellepärast et siis on meil põhimõtteliselt korterid nii kaugel, vähemalt enamus. Et on ikkagist juba mõnes vannitoas on plaadid seinas, põrandad maas, mõnes korteris on ka täitsa parkett maas. Et saab juba pakette näha ka nagu paketi järgi valida, viimistluspaketi järgi. Et mõni korter on ilmselt juba seal faasis, mis on täitsa valmis, me saame lihtsalt ukse pealt nagu näidata, mis on müüdud küll, aga siniste sussidega üle ukse minna. Põhimõtteliselt küll, jah. Ja üks teine arendus, mis meil pakkumises oli Männi 14, aga sellega on siuke lugu, et see vist on kirjus peale, läheb ära müügist, kuna üks ostab ära selle loodetavasti. Ära ei lähe, läheb müügiks. Läheb müügiks, nii et need 6 paarismaja kinnistut on kõik korraga läinud, mis on nagu tore. Aga tegelikult ei saa müüduks lugeda enne midagi, kui sa oled notaris ära käinud, sellepärast, et korduvalt on olukordi, kus enne kui allkirja pole midagi kindlat ja raha ei tasu lugeda. Aga meil on üks teine arendus, millest ma rääkida tahtsin, ma teen korra arvutus lahti ka. Pikk 28, see on Tapal. See on kortermaja arendus ja seal on 12 korterit võimalik ehitada. Ehitusluba on olemas ja kehtiv, mis tähendab seda, et kui keegi tahab selle täna ära osta ja seal Tapal kõvasti arendama hakata, siis Pikal tänaval, see on siis väidetavalt Tapa kesklinna. Mina ei ole seal käinud veel. Pina kesklinn. Pood on kõrval ja niuke peatanav. Aga Tapa kohta peab igaüks ise otsustama, et mina ka seda piirkonda ei tunne. Ainuke, mida ma oskan rääkida, on see, et sellised uusi korterid ja uuemad korterid pole seal üldse nagu midagi pakkumises nagu. On mõned majad, mis on renoveeritud ja siis on võib-olla ka korter renoveeritud, aga müügipakkumisi seal on iseenesest. Et võib-olla läks kõrv palju paremaks, ma ei kuule enda ekot enam. Ekot või? Ekot, oma kaja. Ma mõtlesin, ma räägin natuke naljaga pooleks, kuidas käib hinnastamine turul, kus tegelikult turgu pole olnud. Kui me räägime näiteks uusarenda hinnastamist, üks aus vastus on ja siis vaatad, mis hinna paika paned. Et oleme uusarenduste hinnastamisi teinud erinevates kohtades, et hästi lihtne on seda teha seal, kus nagu on turg olemas, müüakse väga hästi, sul on hästi palju võrdlusmomenti, objekte, aga seal, kus pole turgu, on ainult vana turg ja siis just kui tuleb uus turg, mis on siis uusarenduse oma. Uut polegi, jah. Siis tegelikult aus vastus on, et see hinnastamine käib niimoodi, et sa vaatad piirkonnas kõige kallimad hinnad üle, millega müüdud näiteks rekitud majas, rekitud kortereid. Mina ütlen ausalt, ma tegin Tapa kohta väikse uuringu. Ma lihtsalt räägin siis, kuidas minu loogika selles hinnastamist toimib. Üks asi on tuleb ehitushinda arvestada, millega ehitaja suudab täna ehitada. Teine asi on kohalik hind on seal umbes 1500 kuni 1600 maksimum üksikud tehingud ruudu pealt, räägime praegu korteritest ruuduhinnaks. Tegelikult seal on pigem alla 1000. 1000 ringis, jah. Ja 1000 on juba päris hea nagu, 1000 on juba kallis justkui. 600 on võib-olla selline keskmises korras. No sinna paned remondi juurde, siis ongi võib-olla maksimaalselt 1000 nagu. Jah, 1000 on siuke. Aga ei ole ostjad nagu sellele mingi 60-70 000 see 3-toalisele korterile. Ja miks ei ole, ma arvan, on tegelikult puhas vastus on sellepärast, et keegi taha seda vanat rekitud osta ikkagist. Aga nüüd, kui näiteks võtta uusarenduse, siis ma jõudsin järeldusele, et kui Tapal uusarendus teha, sa ei saa nagu üle ega ümber, siis sa pead nagu kallimalt müüma. Ja see tundub šokeeriv. Aga ülejäänud piirkondade mõttes, mis on Tallinnas sama kaugel, mingid linnad, ei ole see šokeeriv, et seal võiks olla korteri keskmine ruutmeetri hind 2500 €. Ruutmeetri hind, kui sa müüd. Ehk siis kui sa müüd 2 toalist seal mingi, ma ei tea, 40 ruutu, siis see on, mis see teeb?
2500 korda 40. maahind, ehitushind pluss siis jah, paned veel need kasumid ka juurde, kui võimalik on nagu. 100 000 maksaks 2 toalile. Mitu ruutu siis? 40 ruutu. jah. see tundub isegi väga nagu. hea hind. väga hea hind. täpselt. Kus sellega veel saab 2 toalist? jah, nüüd teine asi ongi see, et sa pead hakkama tagurpidi tulema, et oletame, kui sa müüd 12 korterit, seal oli müüdavat pinda meil alati, kui teha hinnastamist uusarendusele või üldse mingile projektile, siis sa pead arvutama ainult neid ruutmeetreid, mida päriselt müüa saab, et koridorid, mingid brutopindasid ei ole mõtet arvutada. Ehk siis me võtame hästi lihtsalt, me võtame kõikide korterite pindala, liidame kokku, korrutame selle mingi keskmise ruutmeetri müüginaga läbi, saame mingi kogu projekti maksumuse, mis võiks olla see kogu müügikäive ja sealt peab maha hakkama arvutama ehitushind, maahind, kõik muud kulud nii-öelda ja siis sa näed nagu, mis kasum jääb ja tegelikult arendajatele võiks see kasum jääda 20-30% vähemalt enne, oleneb arendajast kindlasti, aga kui me räägime mingist väiksest projektist, siis ma arvan, et 20-30% sellise millise projekti pealt oleks nagu väga hea. Natuke saab raha panipaikade müümisega ja autokohtade müümisega ka. Seda küll jaa, aga seal sa tead ju projektis. Aga lõpptulemusena võib-olla sa annad need tasuta ikkagi ära nagu, et hinda mitte langetada. Jah, hinda sisse, et sa arvestad selle nagu sisse, et pigem see on pärast boonus, kui sa saad seda ekstra, aga täna see ei ole nagu mingis tapalinnas kindlasti ei ole see nagu teema, ma arvan. Igatahes see lihtsalt mõtlesin, et natukene valgustan kuidas käib uusarenduste hinnastamine, et hästi palju on tegelikult tunnetuslik teadmine, mis toimub mujal väikestes linnades, millega on müüdud ja mida nagu turg kannatab maksta, et 2500 tegelikult ei ole nagu mingi utoopia ruutmeetri hind, et Tapalt käivad väga paljud inimesed Tallinnas tööl, nad saavad nagu kõrgemat palka, et kõik ei ole Tapal tööl nagu, kes seal elavad. Et ma usun, et seal ostetakse need 12 korterit väga kiiresti ära, kui see maja valmis, et seal on see sama efekt. Hirm on, et ei saa valmis. Hirm on, et ei saa valmis, kuna mingi väikearendaja näiteks teeb, on ju, keegi ei julge osta, aga tegelikult kui see maja põhimõtteliselt saab valmis, sul on korterid valmis, siis see müüks ennast väga hästi ära, nii et kui sul on 1,5 milli üle, siis tule räägime täpsemalt ja teeme projekti ära ja sa saad olla esimene proovija. No minul on siis pakkuda mõned väiksemad variandid. Räägime väiksematest. Randveres on 4 kinnistut, võimalik eramajad ehitada, ilusad korralikud kaasaegsed majad. Kõrval on juba uued kaasaegsed majad, et see piirkond on nagu kujunenud üks mitte suvilate piirkond, aga nüüd juba elurajooniks nagu ikkagi igapäevaselt. No ma olen kogu aeg rääkinud, et sul on need kallid seal need kinnistud. Noh, kõik on kallis, see on suhteline. See on suhteline, jah. Aga tulge, tehke omad ettepanekud, kui meeldivad. Ma toon hea näite Randveris, mul tuli meelde, et sõber ostis seal kinnistu, ma ei tea, 5 aastat. See on päris Randveres, oli seal. Muuga, no ikka eespool, et see on nagu väga hea koht tegelikult, aga lihtsalt et kinnistu omamine, kui sul ei ole nagu rahaga tarka teha, on palju targem kui hoida seda pangakontol. Miks? Sellepärast, et ostad hunniku kinnistut heas kohas kokku, maad juurde ei teki, läheb 7 aastat mööda ja sul on need kinnisvara ja kui sa ostad nagu elamupiirkonda, siis ilmselgelt hinnad kasvavad, mis tähendab seda, et maahind kasvab. Ja kui tuublis ei ole, siis 50-60% oled kindlasti iga kinnistuga teeninud. Et see on see reaalsus, kuidas kinnistute hinnad tõusavad, et nemad ostsid seal circa 60 000 ja täna maksab 120-130 000. Et see on nagu 100% 5 aastaga, et pole üldse halb. Kuigi vahepeal oli see suur tõus ka. Aga sellega poolest, et 100 000 pangas või 100 000 kinnistus, siis igatahes on turvalisem hoida kinnisvaras. Et see ei nõua sult mitte midagi põhimõtteliselt. Osta Muugal üks kinnistu, tule osta Martilt ära. Jah, 100 000 ei saa. Aga... Sul ei saa, no paned 200 000 saa. 200 000, aga sul on mingi ekstra kalli. Kui sul on 200 000 kontol, siis on ka parem kui niisama. Jah, okei, aga sorry, ma segasin. Aga jah, selline, seal on need kinnistud. Ootavad uusi elanikke. Aga üks põhiteema, millest me täna rääkida tahtsime, on siis EHR, et üle ega ümber sellest ei saa, on ju. Tuleb üllatusi ka Marti võib alustada. Minu nii-öelda ajalise kogemuse juures. Et korteril on vahesein, ütleme siis köögi ja elutöö vahelt nagu ära võetud ja oligi kergsein ja kes seda ütles, et see kergsein oli? Ühistu poolt oli nagu küsitud ja ühistult on vastus, et see on kergsein, et selle võib ka eemaldada ja see luba on antud juba varasemalt teistele ka, kuigi ühistu ei pea luba andma. Aga ma lihtsalt küsisin esmalt lihtsalt, et kas nende hinnangul on see kergsein või mitte, nad ütlesid, et see on kergsein, et
selle võis nagu eemaldada. Äkki hakkamegi sealt pihta, et siis läheme edasi. Et ühistu ei anna kellelegi luba. Et kui hakata remonti tegema, kus on vaja seina eemaldada või planeeringut muuta, küttesüsteemi, ma ei tea, juhtmeid, asju, siis selle projekti peab kooskõlastama ainult kohalikus omavalitsuses. Täpselt, ja kohalik omavalitsus võib ühistult arvamust küsida või nagu ühistu võib arvamust avaldada vastavalt sellele projektile. Aga tegelikult ühistu esimees ei ole mees või naine, kes ütleb teile, kas te tohite oma kodus seinasid eemaldada või mitte, et seda pädevust neil ei ole ja tegelikult, aga see kuidagi turu peal, mina kogu aeg tunnetan, on praktikas välja kujundnud, et see on siuke viisakustava, et ma lähen küsin ühistu käest, et kas seda tohib teha. Ja siis ma olen turu peal hästi palju kokku puutunud, kus inimesed ütlevad mulle, aga ühistu esimees ei luba mul mõtta seda seina maha. Et mina võib-olla olen seda kuulnud, tähele pannud rohkem seda, et inimesed arvavad, et kõigepealt tuleb saada ühistult luba ja siis tuleb nagu kooskõlastus saada ühistult oma joonistele. Ja siis alles lähed nagu kohalikku omavalitsusse, aga tegelikult ühistu ei tohi nagu keelata tegevusi ega lubada. Aga üsna tihti on ikkagi seda, kus on vaja näiteks torusid kinni panna või mingit küttesüsteemi või midagi sellist. Siis ühistu esimees ütleb, et ma ei luba, ma ei pane vett kinni ja kõiki niisuguseid asju nagu, et nad teinekord arvavad, et neil on rohkem õigusi kui tegelikult on nagu. Ja teinekord nad ei ole koostööaltid nagu. Aga ütleme teinekord on ka nagu vajalik ühistuga rääkida, et kust on õige mingid tegevusi teha, aga kui kõik on võtnud järjest mingid kandvad seinad maha kuskilt, siis on see murekoht nagu. Siis maja vajub kokku. Ja ütleme siis, kui näiteks vannitoa osas võtta vahesein maha, WC ja vannitoa vahel, see on kergkarp, et seal ei ole vaja nagu kohaliku omavalitsus. Tihtipeale, vanades. Võib-olla kooskõlastust tehagi nagu üldse. Tegelikult kergseinaga ei peagi mingit kooskõlastust olema, et see on nagu fakto, aga EHR-is nüüd, kuhu sa jõudsa tahtsid, on ju, et kui sa muudad ära ikkagist nagu toalisuse või selle sihtotstarbe mingis toas, ruumipaigutuse, siis mõnikord võib juhtuda, et sa pead EHR-is ikkagist andmeid muutma. Ma nagu ei tulnud seal kohe selle peale, et kui on köögi ja elutöö vahelt sein ära võetud, et siis on küll kergsein, selleks ei ole vaja nagu kooskõlastusi. Aga siis EHR-is on selline üks rida seal, kus on kirjas nagu köögid ja ma ei tea, mis ajast alates see avatud köögi variant seal on ju. Aga ma ei ole sellele tähelepanu isiklikult pööranud, et soovitan pöörata tähelepanu. Isegi maatler, kes on 16 aastat toimetanud, ei ole tähelepanu pööranud EHR-is rida. Ma seda rida ei ole, mul ei ole vaja olnud tegeleda sellega varem ja ma ei ole märganud seda. Et täna me tegime teatise siis ehitusregistrisse eile juba ära, võeti menetlusse, loodan. Sina tegid? Jah, ma tegin omaniku eest, saab ise teha taotluse seal ja panna kirja, et omanik on nagu siis teavitud. Ka üks osapool seal nagu. Okay. Et lihtsalt ma loodan, et see nüüd saab kiiresti vastused vähemalt, et kas on vaja veel midagi esitada neile. Miks see üldse oluline on, äkki räägid seda ka? Iseenesest võib see olla, tõenäoliselt tekib küsimus hindajal, mis tekiski ja tema soovitus oligi, et igaks juhuks teha see avatud köögi ehitise teatis. Ja siis tõenäoliselt me saame haldurilt ka mõne küsimuse selle korteri asjus, et kas see sein ikka oli kergsein. Siis ma pean tõenäoliselt ühistult veel põhjalikuma kirjaliku vastuse võtma. Ma ei usu, et pead tegelikult, selleks, et mul on seda korduvalt küsitud. Sõltub võib-olla haldurist nagu. Ja siis avatud köögi asjus võib minna nii, et kui me jõuame selle nüüd ennem tehingut nagu korrastada selle registris ära, on ma arvan kõik okei. Aga muidu ma arvan, tuleb meil lihtsalt võtta see kohustus nagu mingi aja jooksul see nagu registris korda saada. Et see on ka oluline võib-olla teada, et EHR-is on neid andmeid hästi palju tänapäeval ja need on kõik tegelikult informatiivse tähendusega, aga praktikas on see välja kujunenud põhimõtteliselt nii, et kui EHR-is on mingid andmed nagu sassis või valed või puudulikud, siis pank, kui keegi tuleb teile, tahab seda kinnisvara osta ja ostab panga kaudu, siis pank tahab tihtipeale nagu 99% tõenäosusega, et need andmed oleks seal korras, mis tähendab seda, et nad ei anna enne laenu välja
et või siis tehakse mingi erikokkulepe, et keegi juba tegeleb, see on mingis protsessis, nii nagu Mart just ütles, et tal on menetluses. Mul endal oli näiteks üks tehing, kus meilt reaalselt küsiti EHR-i väljavõtet sellest, et näha, et see on menetluses kasutusteatis. Ja niikaua, kui see oli staatus oli tegelikult esitatud, siis see pangale ei sobinud. Selleks, et seal võib tulla veel nagu tagasi see nii-öelda. Aga kui ta on juba menetluses, siis pangale justkui sobis. Et sõna kõlks, ma rääkisin sellest väga palju ühe pangaga. Ja nad ütlesid ei, et see on oluline just see sõna, mis sinna tuleb ka veel. Selleks, et nendel on omad mingid riskid ja maatriksid. Menetluses on ka nii puudulik veel, seal võib tulla küsimusi. Jaa, aga vahet ei ole meil, me ei ole oluline, et saaks laenu kätte. No ühe vanema maja müügil oli minul nagu see mure ka, et ostja plaanis nii küttesüsteemi kaasajastada, aga meil oli juba küttesüsteem vale kirjas. Nad nähtsid, et me kaasajastaksime nagu ennem müüki nagu selle olukorra nagu on. Ja siis ostja veel uuesti kaasajastama nagu. Loogiline. Selleks, et ja miks pangad seda nõuavad tegelikult ei ole see, et nad tahavad kiusata, vaid tegelikult on neil olnud case'e. Mul ei tule täpselt see meelde, mida ma pangaga rääkisin selles case'is, miks see oluline on see, et tagatis vastaks nagu reaalsel olukorrale. Ei, üks asi tagatis vastaks reaalsel olukorrale, aga neil on olnud nii palju case'e, et nemad annavad laenu välja ja tegelikult tuleb inimene pärast panka ja ütleb, et andsite mulle ju laenu, on ju. Aga see korter tegelikult ei vasta nendele andmetele, mis registris on. Et andsite mulle põhimõtteliselt nagu siis poolel olev korteri puudulike andmete alusel nagu mingi põhimõtteliselt laenu välja ja lähevad nende vastu ja hakkavad neilt hoopis raha nõudma. Et neid case'e on ka olnud, kus panga vastu minnakse. Ja sellepärast tahab pank ennast kaitsta. Et see on hästi oluline ja kõik seda ei näegi võib-olla, aga lihtsalt pankadel on nagu tuhandeid ja tuhandeid lepikuid kogu aeg, millega nad peavad tegelema. Ja siis nad ei viitsi nende üksikute norijatega, kes hakkavad nende vastu mingid case'e pärast esitama tegeleda. Ja siis nad tahavad pigem, et need paberid oleks korras. Või see vastutus oleks tegelikult jagatud. Et kes vastutab selle eest ja nii ongi nagu. Et teinekord saabki tehingud ära teha, aga vastutus jääb näiteks müüjale. Mingi aja jooksul peab mingid asjad korda ajama. Või siis mingi aja jooksul peab ostja mingid asjad korda ajama. Ja tegelikult kui mõelda seda, et kui see laen on ükskord välja antud ja tehing on tehtud, siis kui need asjad viibivad, siis tegelikult pank ei ole see osakond, institutsioon, kes tuleb sulle kohe sellel kuupäeval, kui seal lepingus on, hakkab sind karistama, vaid tegelikult ta küsib nagu põhjendust. No stiilis näiteks ostad korteri, sa saad laenu selle jaoks, et remonti teha, siis tihtipeale on pangas see nõue sees, et tegelikult sa pead pildid esitama, et nad saaksid aru, et see raha läks päriselt õigesse kohta. Ja tegelikult, kui neil rohkem kahtlust ei ole, siis kõik all good on ju. Keegi sul koha peal ei tule. Aga näiteks jätab pildid esitamata ja sa ei tee korterit korda, siis on ilmselge, et küsitakse sult, miks sa ei teinud, mis see põhjus oli, kas lihtsalt läheb kauem aega. Ja kui sa teed, saad seal mingi pikendused, et korda, siis on kõik hästi, aga kui sa jätad tegemata, siis tihtipeale lihtsalt pannakse lepingusse see, et keegi sult seda laenu tagasi ei nõua, vaid intress muutub. Ehk siis sa saad just seal on trahvi võimalus. Mõnikord on trahvid ka sisse kirjutatud. Nüüd on juba 2. No see on jah, seal juba äärmuslikud juhud, aga sellegi poolest, et ma tahan öelda, et kui see raha tavaliselt välja antakse, siis mis pangad mulle ise öelnud ka on, kui ma olen partnersuhete juhtidega rääkinud, et inimesed mõnikord nagu unustavad automaatselt selle ära, et saavad laenu. Meil on pangaga mingi kohustus kokkulepe, et nad jäävad midagi tegema, aga tegelikult nad ei viitsi teha. Kohe, kui nad saavad kodu kätte, kolivad sisse ja nad jätavad selle tegemata ja siis tuleb üks päev üllatusena, et pangalt on kiri poole aasta pärast. Laenulepingus ei ole kirjas, on ju, kui ostja peab midagi tegema. Mõnikord on. Ja, see oleneb tendist. Aga notarilepingus on ikka kirjas, jah. Notarilepingus on alati, aga see on osapoolte vaheline, et seal panga kokkuleppeid ei ole. Et see, mis pank ja klient oma vahel kokkuleppivad, see on pangalepingus. Ja see on ainult viide see lepingu number seal on ju. Ehitusregister on läinud aina olulisemaks aastate jooksul. Vahepeal läks ikka see EHR-i teema hästi hulluks. Selles mõttes, et oli olukordi siin aastaid tagasi, kus kortermajades lihtsalt olid fassaaditööd tehtud. Oli võetud kasutusluba, oli ehitusluba või ehitusteatus.
jah, ja siis selle ei olnud järgnenud kasutusteatist, on ju, ühistu poolt tegelenud sellega ja siis inimene oma majas ei saanud korterit enam müüa, et pank hakkas nagu justkui nõudma, et see paber on korrast ära. selline mure oli ka mingi aeg, et oli kokku lepitud mingi hulk töid seal ehitusteatises ja mingi töö oli veel tegemata ja ei saanudki olla veel nagu seda kasutusteatist. aga panga jaoks oli see, et kasutusteatist ei ole ja nagu no kõik oli ühes padas, et nagu sisse ei vaadatud. Ja siis tegelikult vist pangad, ma arvan, said väga kiiresti siin paari kuuga aru sellest, et Mustamäel enam korterid ei müüda. Kortermajades korterid müüda, selleks, et lihtsalt enamus ühistud unustavad siukse lihtsa asja ära nagu selle, et kui nad tellivad ehitusfirma, kes teeb nende kogu selle, mitte ainult siis fassaadi korda, vaid mõnikord vahetatakse ka kütusest, täisrekki ikkagist räägime siin, on ju. Siis nad ei tee ehituskokkuleppes, ehituslepingus kokkulepet, et ehitajal on kohustus ka siis kasutusteatis oma tegevustele välja sebida. Ja see lihtsalt jääb tegemata ja väga paljudes majades on niimoodi vanasti kogu aeg tehtigi, et võeti lihtsalt see ehitusteatis, millele seadus millel peaks tegelikult järgnema kasutusteatis, aga seda ei ole kuidagi kokku lepitud ja tegelikult kui seda ühistu ehitajaga kokku ei lepi, siis tegelikult ühistu peaks selle ise tegema, siis see on ühistu kohustus lihtsalt saada nendele töödele akti ja siis teha justkui dokumendid korda, aga no ükski ühistu seda tihtipeale ei tee, selleks maksab raha ka. Eks minu soovitus on tegelikult, kui te olete väiksem ühistu näiteks, ma just andsin ühele kliendile tegelikult soovituse Ridamaja ühistu esimees, seal oli vist, ma ei tea, kui palju maksis, 10 vist ainult. Ja nad tahavad hakata fassaadi tegema ja siis tegelikult neil vahetati küttesüsteem ära. Mina vaatasin majas, et neil peaks olema see, täna on neil õhkvesi seal, nagu üks suur katel ja kõik toimib, ja, aga vanasti oli neil see graanulküte ja see on EHR-is siiamaani vahetamata. Ja kui me tegime hinnastamist talle, siis ma vaatasin ka maja üldandmeid ja ütlesin, et teil ühistul on nagu dokumendid korrast ära, et ükskõik, kes siit müüma hakkab, sest tegelikult andmed on valed, et teil on siiamaani tahkküte. Ehitusregistri andmed et see pangal lööb kohe alarmid põlema ja nüüd lähebki neil tegelikult maja rekki ka veel omakorda, siis ma ütlesin, et aga tehke ehitajaga kokkulepe, et kui see maja rekk ja radikate vahetus tuleb või mis iganes nad seal teevad, et pange see kohustus kindlasti, et sellel tegevusel, mida ehitaja teeb, peab kasutusteatis järgnema, et tema peab selle välja ajama. Siis nad vastutavad rohkem, nad ei astu võib-olla üle ehitust. Nad teevad nagu ikkagi oma töö korrektsemalt ja arva küll, et see paneb selle pinge peale ikkagist. Et ongi olnud neid ka, kus ongi ehitaja mingid tööd ära teinud, aga seda luba pole võtnud, kasutusluba või teatist. Ja siis pärast ühistu tegeleb selle jaba. Välja, et tööd ei ole vastavalt standarditele tehtud ja ühistu peab kõik ise või mingid tööd ise tegema nagu. Või siis lähed ehitaja vastu kohtusse ja vaidled 5 aastat ja ikka midagi ei saa. Ehitajad pole enam võibolla. Täpselt, et see on ka mõttetu. Ehk siis jumala tihti on see, et inimesed nagu üldse ei mõista kui oluline ja tagant järgi neid dokumente mingi 5 või 7 aastat tagasi hiljem hakata tegema on palju raskem nagu seadustada, sellepärast et siis on jälle mingid vahepeal mingid seadused muutunud, mingid standardid muutunud. Ja kas või tavalises ühe pere elamus samamoodi, et kui teed muudatusi, siis tuleb kohe need ära korda teha. Tasub kohe teha, et see ei ole keeruline. Minul kliendil vana maja seadustamine võttis 7 aastat. No selleks, et ta umbes 6,5 aastat ei tegelenud sellega, ma arvan. Vahepeal ta võib-olla väga igapoolselt tegelenud, kuigi tal oli firma võetud arhitektuuribüroo on ju, aga neil lihtsalt ei olnud mitte mingit jooniseid, mitte midagi selle maja kohta eelnevalt olemas. No jaa, aga 6,5 aastat see on keegi lihtsalt ei teinud. See oli niisugune põrgatamine nagu edasi-tagasi seal kohaliku omavalitsusega ja nagu arhitektuuribüroo vahel ja, aga no lihtsalt läks kaua aega. No 7 aastat vähemalt no ma arvan, et paljud ei viitsi sellega igapäevaselt tegeleda. See ei sega elamist ju. Ei, see ei sega elamist, see ongi kõige nagu tavapärasem olukord, et tegelikult seda ei ole mitte kellegil vaja, ainult sellel hetkel, kui müüakse või ostetakse, tähendab pangaga, et siis tuleb see roll, et pank tahab selleks, et tema nii-öelda kaitseb oma tagalat. Ostja hakkab küsima ja siis tekib vajadus need asjad korda ajada, aga need asjade korda ajamine võtab aega. Tõenäoliselt ka mingid kulud on suurenenud, kui oleks selle varem nagu korda ajanud. Ja võib-olla on juba midagi uuesti vaja korda teha, uuendada. Et tõenäoliselt hiljem tehes on kulud suuremad ka nagu. Nii on. Et jah, ehitusregistri nagu, kõik see asja ajamine läheb kogu aeg aina nagu põhjalikumaks ja keerulisemaks nagu.
üks hea case mul on üks Sookli korruse korter müügis ja siis lähen sinna just mingi see nädal veel püüan pildistamas ära käia ja siis seal on niimoodi, et seal on see maja sai nüüd rekitud ka. Sa vist tead seda, et seal korteris on radiaatorid, mis seal kinni keeratud. Selleks, et ei tohi kasutada neid omanik. Selleks, et need ei olnud kunagi sinna nagu ette nähtud, aga nad kuidagi sinna sattusid. Kuidagi ehitati. Ja see on kuidagi küttesüsteemiga ikkagist nagu üks oluline osa, et seda ei tohi nagu välja ka lõigata. Muidu see peaks küttesüsteemi ümber ehitama. Ja need on täna välja lülitatud ja siis nüüd oli seal suur veeuputus, parandati ära, põhimõtteliselt terve korter läks remonti. Selles korteris ja veeuputus. Ja suur veeuputus põrand ja kõik tehti seinad ja ma ei mäleta enam seda, kus see kuskilt hakkas pihta. Maja rekiti ja siis mingi töömees lasi kuskilt sisse kuskile torusse. Ühesõnaga. Ja siis keegi keeras veel selles korteris siis väidetavalt, omanik nii rääkis mulle, radikad lahti, ehk siis pani kütte sisse nagu sinna korterisse ja ühistu avastas seda nüüd, et kuskil läheb rohkem kütet nii-öelda. Kulud suurenesid. Kulud suurenesid, et kuidas see nüüd võimalik on. Ja nüüd siis tagantjärgi küsiti talt, et nagu miks su korteris kütte sees on, siis tema ütles, et tema ei tea, et keegi keeras kraanid lahti, et mina ei ole seda teinud, on ju. Okei, siis nüüd tegi ettepaneku ühistule, et ta tahab siis liituda, et ta maksab ruutmeetri põhiselt lihtsalt nagu ka kütte seda mingit kulu ja kõik hästi on ju. Ja siis nüüd ootamegi vastust, et tegelikult siis mis on tore, siis Sookli-korruse korter saab võib-olla keskkütte, et enne tal oli õhk. Et Sookli-korrusel ikkagi keskkütte on kordades parem kui mingisugune õhk. Seda väga tihti ei ole või on tehtud põrandakütte on ju. Jah. Põrandakütte oleks kõige parem, sellepärast et see, mis nende vanade Sokkel korterite kõige suurem mure on, kui need ei ole uued majad, et kui on drenaaž kõik ümber maja tegemata, siis tihti juhtub ikkagi see, et kui väljaspool on palju lund või vihmaperioodid on, hüdroisolatsioon on tegemata, siis kogu see vihmavesi läheb maasse ja see läheb tegelikult sinna paekivi vastu ja all korteris on tegelikult tugev nagu kas niiskus või hallitusoht, et seintesse tekib, kuna need seinad on niisked. Ja seal korteris on niimoodi, et sa ei tohi asju vastu seina panna, selleks, et õhk peab kogu aeg käiba ringi. See koolitus, mis oli nendest varjatud puudustest näeda, siis oligi esimese korruse Sookli korrus tähendab. Ja oligi läbi seina imbus vesi lihtsalt nagu korterisse nagu. Seal oligi nagu ja need seinad on suuksed tegelikult, aga paekivi ei hoia vetki. Lõpuks imbub. Paekivi läheb ise ka märjaks. Jah, märjaks nagu ära. Et kusjuures kui paekivist rääkida, mul vanematel meil oli kunagi kodu renoveeritud vana talu, ma ei tea, kas sa käisid seal, ei käi. Vana talumaja, aga seina paksus oli 80 senti, ma ei tea, mis on 80 senti, nii palju. Palju. Ja tegime termokaameraga pildi talvel, et arvad küll, et paks sein on, aga tegelikult on niimoodi, kui termokaameraga pildi teed, siis see sein oli kogu paekivi, mis oli siis peaaegu pool majast, oli kollane, et see kõik, tegelikult ei peaks olema tume, imbus välja see soe. Mis näitab tegelikult seda, et ükskõik kui paksul see kivisein on, ta võib meetrine ka olla ja keegi ütleb, et hea soojapidavus, siis tegelikult ei ole. Paekivi ikkagi kas talvel hakkab seda külma läbi laskma või suvel nagu lõpuks sooja nagu. Suvel on ta väga hea, ta hoiab ühtlast temperatuuri, et sul ei ole kunagi palav. Aga niiskust teha seal sees. Aga paekiviga on ikka see, et sul peab kogu aeg kütte taga olema. Sul ei saa olla nii, et sul ei ole. Aga lihtsalt rääkigu mis tahes, et see sein võib olla lõpuks 1,5 meetrit ka, aga kui see soe kogu aeg tuleb, siis ta lõpuks lihtsalt võtab selle kõik sooja sisse endale ja lihtsalt läheb teiselt poolt välja, kui villa ei ole. Nii lihtne ongi. Kas räägime natuke üüriturust ka või? Mis seis sul Marti üüriturul on? Mul hetkel on ainult üks üürikorter Murastes ja see on ahjuga köetav, ahjuküttega ilus renoveeritud korter. Et ma vaatasin, et tavaliselt võrdlen nagu Tabasalu hindadega, et Tabasalus 2-toaline ja siis Murastes nagu 2-toaline. Ütleme 5 kilomeetrit, 10 kilomeetrit edasi. Ma olen Murastes pakkumist. Siis üldiselt on ikkagi keegigi huvi tundnud. Täna on üks kiri tulnud nüüd 2 nädala jooksul ja vaikus on nagu. Üüriturul isegi hinna pakkumisi ei tehta nagu. Minu arust on üüriturul ka, mul on hästi palju huvilisi, aga ma nimetan seda ebakvaliteetseks huviks, et kõik küsivad ja uurivad ja puurivad, aga keegi ei otsusta midagi teatud pakkumistega.
ja siis on mingid korterid, mis lihtsalt nagu on minu arust meil on kogu aeg olnud aastate kaupa neid korterid üüril. Vakants on põhimõtteliselt null olnud kogu aeg aastaid, noh põhimõtteliselt polegi. Ja täna on niimoodi, et mõned ühikud, mis mul on pakkumises, näiteks mul on Jüris üks ühetoaline korter. Jüri ja üldse kogu see Rae vald ja võtame Jõelähtme vald ja Loo Alevik, mis selle kõrval ka on minu arust väga hea nagu üüriturg kogu aeg olnud. Aga Jüris on tegelikult ainult 3 üürikorterit pakkumises. Ja kui ma võrdlen enda omaga, siis me oleme kõige parem. Ja tegelikult on meil vakants juba 1,5 kuud. Ja me enam ei ole asi hinnas, et ma omanikuga arutasin, et me oleme juba tegelikult parima hinnaga. Visuaalselt oleme me teistest korteritest nagu ilusamad ja ära ei lähe. Ja täielik vaikus on. Nagu ma vaatasin vahepeal, et kas mul pakkumised ikka väljas igal pool, sellepärast, et no mul ka nagu vaatasin statistikat, et tegelikult iga päevalt vaadatakse kuulutust, aga nagu ühtegi kõnet ei ole nagu. Ja kas peab julgustama üürihuvilisi, et kui vähegi meeldib, et siis nagu helistage, tulge vaadake, tehke oma pakkumine, arutage. Et üürileandjale ka ei meeldi, et korterid tühjalt seisavad. Mõnele üürileandjale meeldib, mulle tundub, et mul on väga palju korterid, kus tahetakse pered tahavad sisse kolida loomadega ja lihtsalt ei saa anda üürile selleks, et loomad ei ole oodatud. No meil on ka neid muresid, jah. Aga nüüd on ka kommunaalarved on nagu paljudel juhul üürniku arvamust muutev nii-öelda, et vaatab ilus korter võib-olla ja kommunaalid on nii suureks läinud nagu. Jaa, me oleme selle teema kohe korra läbi käinud, et kommunaalide kasv hüppeline kuskil piirkonnas tulenevalt sellest, et mingi maja tehakse korda, on üüriturul sinu üürikorterile väga suur miinus, juhul kui see läheb turu keskmisest mõju, jah. Negatiivne mõju. Isegi kui sa lõpuks pakud seda nagu odavama hinnaga, siis inimese psühholoogia toimib kuidagi nii, et kui kõrvalkulu on, no ma toon lihtsalt suvalise näite, et kui sul on 2-toaline korter ja kui sa ütled talle, et talvel on kommunaalid 3 sotti, siis ta lihtsalt jookseb kohe minema. Isegi kui sa ütled, et ma teen üüris sotte alla, et sul on justkui tegelikult nagu summa summarum on seal lõpuks sama, mis on odav näiteks. Siis ikkagist see neile tundub kuidagi, et nad maksavad kommunaali nii palju ja see ei tundu loogiline. Et ei vaata nagu tervikpilti, kuigi mõni vaatab. Kogusumma võib tegelikult nagu tulla sama väärne kui naabermajas või samasugune korter nagu mujal. Et hästi jäädakse kinni sellesse kommunaalnumbrisse ja meie ei saa seda kuidagi tehniliselt muuta, see on nii nagu ta on. Ja valetada ka ei saa, seks, et näitame alati seda. Ja ma olen hästi palju, mul on kõige parem näide on, mul on Sakus üks üürikas korter, jumala okei, aga see 4-toaline, mul on jälle ta pakkumises aktiivne on ju. Ja sa ei ole kunagi sealt hästi ka lõpetanud seda üürimist. See on siuke huvitav objekt mul igatahes, aga kommunaalarved talvel, see korteri suurus on 63 ruuta ja 4 sotti, et see on palju, et see on juba nagu väga suur negatiivne mõju, isegi kui me üürihinna laseme alla, siis see on põhimõtteliselt üks ühele, saad aru, 600 on sul üür ja 4 sotti on kommunaal, siis sul on siuke tunne, et mis asja ma võiks 2 korterit omada praktiliselt. Selle raha eest saab põhimõtteliselt juba maja nagu võib-olla seal piirkonnas üürida. Jah, ja siis on maaküte ja sa maksad on ju 200 euri ja tegelikult. No 1000 jääb ikkagi samaks. Jah, et 200 euroni vähe. Ei jaa, see kommunaalmõju on hästi tugev. Ja see läheb aina rohkem oluliseks. Nii et kui te midagi müüa tahate vanadest majadest, kus teil on suured kommunaalid, siis tehke seda praegu, mitte ärge mõelge, et ma teen seda 5 aasta pärast. Et üks ajaluudune korter vanemas majas praegu müüki tulemas, seal on arved umbes 450 eurot täna ja nad elavad seal kahekesi, oleks nad veel suurem pere on ja siis oleks tõenäoliselt 550 ja maja tahab korteri või maja korda teha. Ja umbes 2 eurot minimaalselt ruutmeetri kohta tuleb remondi hind. Et siis tuleb umbes 750 minimaalselt nagu selle korteri kommunaalarvet talvel. Nii et ma ei tea, on teisi valikuid. Nojah, nii on. On meil veel midagi põnevat rääkida või tõmbame täna kokku? Ega ongi praegu minul on huvitav see, et erinevatel objektidel on nagu huvilisi. Ja võibolla mul praegu tuli meelde võibolla üüri ja üürnikega, et kui teile ei meeldi miski ja teile ei meeldi see pakkumine ja te olete otsustanud, et ei taha seda nagu omale üürile võtta.
et võiksite vähemalt siis nagu saata SMS-i nagu ei soovi. et no mingisugune tagasiside oleks viisakas nagu. Ma tean, et paljud maaklerid ei suhtle ka, aga noh, vähemalt omalt poolt ma küll sooviksin teada tagasisidet nagu, et muidu ju omanikud ka ootavad nagu seda tagasisidet, et kas nad ikka mõtlevad ja ikka veel 2 nädalat mõtlevad. see tagasiside ongi see, et kadus maal ära ei koti. aga kaduski, aga nagu müüja ikka või noh, see omanik ikka ju natukene usub või loodab, et nagu tuleb sealt nagu võib-olla midagi. ja see tagasiside, noh, see maaklerite nali, et kui ma küsiks iga mittekohtumise eest 50 eurot või 10 eurot, siis ma oleks miljonär juba. et mul on, või noh, tegusatel maakleritel on kindlasti see, et kõik teavad seda ühest suust. et sul on palju kohtumisi ja tegelikult alati jääb nendest nagu, noh, kui üüriturust rääkida, siis mõned jäävad ikka ära nagu. ma ütlen 10-st 4 jääb ära alati. No, igast 10-st kokku lepitud kohtumistest 4 jääb alati ära, et ja tihti need 4, kes on, need ei anna sulle teada, nad ei helista, nad ei saada SMS-i, sa ei saa neid enam lihtsalt kunagi kätte ja lihtsalt nii ongi nagu, et ja ostjate hulgas see on üürikorterite puhul. Ostjate hulgas on ka ikkagi mingi aktiivne objekt on siis mingi hulk on nendest, kes ei jõua kohale nagu. Nad on aja kokku leppinud ja ei tulegi kohale, et ei saa kätte ka neid. Juhtub ka selliseid asju nagu eelmine nädal oli, et üks naisterahvas helistas, et ma tulin küll kohale, aga ma olen vale maja juures ja ma ei jõua sinna, kus teie ootate mind. Meil on üks küsimus ka siin, keegi Rain küsib, et kui korteril on 2 ostjat, kes mõlemad on nõus ostma kuulutuses oleva hinnaga, siis kuidas korraldada enampakkumine? Mul on oma versioon sellest, sul on oma versioon. Okei, teeme kiiresti, et vastus on siis hästi lihtne, et tegelikult igaühel on oma väike praktika, aga kõige õigem oleks teha nii, et turu peal oleks aus ja läbipaistev hinnapakkumine, siis kuidas mina olen seda isiklikult lahendanud on nii, et näiteks kui mul on korter, tuleb järsku 2 ostjat, kes on valmis selle sama hinnaga ostma, siis ma ütlengi neile, et tead, nüüd on teine ostja ka, et kui sa oled tõsiselt huvitatud, siis kokkulepitud ajaks tehakse mulle meili peale hinnapakkumine ja ühe korra saab pakkumist teha ja võidab see, kellel on kõrgem ja pärast mingit 100 eurost ülepakkumist enam ei tee. Ja kriteeriumiks on see, et kui sa selle pakkumise teed, selleks kokkulepitud ajaks näiteks 2 päeva pärast peab see meili peal olema ja kui sa selle teed, siis peab kohe samal päeval hiljemalt tegema broneeringu. Ja kui seda broneeringut ei tehta, siis me läheme teise huvilisega kohe edasi. Ehk siis ei tekiks seda olukorda, et me kaotame mõlemad ostjad, et mõnikord lihtsalt võib muidu tekkida see, et kui sa jääd nagu väga põrgatama, siis mõlemad osapooled võivad solvuda ja tegelikult ei tule sellest lõpuks midagi välja. Et see peab olema struktureeritud, konkreetsed sammud, mida inimene teab, mida teha saab. Ja siis tihtipeale võib see lõppeda tegelikult sellega, et mul on olnud enampakkumisi ka nii, et inimene pakub selle sama hinna, mis on müügipakkumine tegelikult, aga teine ei tee üldse pakkumist ja ta ikkagi ostab selle hinnaga ära. Aga lihtsalt jah, see on siuke hästi läbipaistev, hästi selged sammud, ostjad teavad, mida nad teha saavad ja tegelikult nii ongi. Et ei ole sellist teadmatust, et see on võib-olla see kõige olulisem koht, mida ma näen, et turul ei tehta, et paku midagi, siis keegi pakub veel ja siis on mingi teadmata aeg, mis oodatakse ja siis kellelgi kannatus katkeb, tegelikult sellest ei ole nagu tolku. Et see peab lihtsalt professionaalselt läbi viidud. Enampakkumine ei meeldi nagu paljudele ja nad võib-olla ei tule üldse kaasagi selle enampakkumisega. Ma ei hakkagi üldse pakkuma, mulle ei meeldi nii on ju. Aga ma püüan nagu ka nagu selgitada selle välja, et kuidas need finantseerimine on, kas on juba kõik nagu tegelikult selge, et teinekord on ka see, kus mõni ju hakkab suga nagu hinda kauplema, aga tegelikult tal ei ole oma asi võib-olla veel müüdudki, et tal ei ole raha tegelikult, et nagu selles kindel olla, et nagu tingimused ka nagu mõlemale ostjale nagu vastaks ja kui müüjale sobiks nagu, et võib-olla see parim pakkuja saab tehingu teha alles mingi mitme kuu pärast, mis müüjale ei sobi täna. Seda me teeme ka. Ja mina siis võib-olla nii palju kirjavahetust ei pea tihti. Ma lihtsalt küsingi, et mis hinnaga te olete valmis ostma. Eelmine klienti sellise pakkumise. Sa ütled ette. No kui mõlemal on ühe palju on ju. No kui ühel on ütleme 100 000 on hind on ju, mõlemad on nõus 100 000 ostma. Siis ma ütlengi mõlemale, et 100 000 on ju, et milline on teie pakkumine. Ja kui üks ütleb 102 000, siis ma ütlengi teisele ka, et meile tehti nüüd pakkumine 102 000, et kas te olete valmis kõrgemat pakkumist? No siis sa ikkagi ütled selle numbri ette. No jah,
aga muidu pole mõtet ju minuil nagu. aga siis see on esimese pakkuja suhtes minu arust esimese pakkuja suhtes mõlemal, ebaaus. ei, ma mõlemale ütlengi, et teil on mõlemal võimalus pakkumine teha, mis hinnaga teie olete valmis ostma, mis hinnaga jaa, teie sa olete just valmis ütlesid, ostma. et sa teeksid seda niimoodi, et kui esimene pakkuja ütleb sulle 100 000 korteri kohta 102, siis sa helistad teisele ostjale ja ütled, et nüüd on 102 laual. Siis see tegelikult annab talle eelise, et ma pakun siis 103, siis kas helistad uuesti tagumisele ostjale ja ütled, et nüüd on 103 ja siis sa põrgatad seda, siis see ongi see siuke, see ongi see erinevus, kuidas keegi teeb, et mina nii ei tee. No ma püüan minu jaoks on see segadus. Parimat tulemust. Arusaadav, et ja mingi võibki nagu see üks ostjatest öelda, et ei ma rohkem ei paku ja ongi nagu kõik nagu. Võib-olla kahehuvilisega on see nagu kergem niimoodi teha, nagu Martti teeb, aga mina olen viinud enampakkumist läbi, kus on nagu 10 huvilist või 20 huvilist, et noh, ikka tõeline, ei noh päriselt. Mida sa müüd? Me oleme müünud mingit väga odavat kaupa ja siis kõik draakonid, kes linna peal on, kõik tahavad osta ja siis ma olen öelnud, et mul on esmaspäeval kella 3 näiteks see pakkumine meili peale, kõik kes teevad, kõrgem võidab ja sellega ma soovin kohe bronni teha, nii lihtne ongi. Ma ei pea nendega põrgatama ja helistama kõigile 10, et nüüd on siuke hind, andke teada. Mul siis nagu nii suurt kogust ei ole nagu, ma olen püüdnud nagu jutu sees sealt nagu eemaldada need, kes on nagu mitte sobivad nagu. Arusaadav. Igatahes üks ja teine ei ole vale, aga tegelikult võiks olla jah see struktureeritud nagu tegevus, et nagu kas nagu on mõlemad ka nagu nii-öelda täitsa kindlad nagu. Aga see rahastamise poole. Mõlemad meeldivad, võib-olla ei tahagi läbirääkimisi hinnast, ütleme hinnakauplemist teinekord müüa ei tahagi teha, ütleb, et ma tahan talle müüa nagu. Seda ka olnud. Nagu nad on nii sümpaatsed ja armsad, et neil on nii armas kiisu, et ma müün neile. Nad ei küsinud kõikide probleemide kohta, mis on ja nad tunduvad turvalisemad ostjad kui see teine nagu näiteks. Kusjuures see väga suur kaalukaus, et korduvalt on tehinguid olnud, kus on justkui 2 osapoolt ja müüja ütleb, et ma eelistan neid ostmas või siis meie anname soovituse, et äkki võiks mõelda selle ostja peale sellepärast, et ja siis ongi need põhjused, mis sa välja tõid. Et ta tundub normaalsem inimene, pärast ei ole probleeme, et see tegelikult te saate ise valida, et keegi ütleb, et te peate sellele isikule müüma, aga noh, lihtsalt sellepärast müümata, et olete kellegi peale isiksusena ei sobi, siis et on ainuke ostja, siis see ka võib-olla õige ei ole. Ainukese ostja puhul võib-olla jah, ei ole otsustus. Aga on ka nii tehtud. On ka nii tehtud, jah. On nii tehtud müüjate poolt. Ostjad on väga pettunud. Jah, et ja siis meie maaklerid peame ütlema seda nagu läbi lillede, et kahjuks me täna edasi ei liigu. Müüja ei soovi teile müüa. No, mõte jääb samaks, aga seda siis püüame teisiti väljendada. Teisiti väljendada ja me päris nii ütle, et müüja vihkab teid sellepärast, et olite seal koha veel imelik. Et see pole nende asi, aga nii on. Kuule, aga tehke tarku tehinguid ja näeme juba notaris. Oleme aktiivsed ja tegutseme. Head päeva, mingi suusatama. Tšau. Tšau.